Me vestleme Jevgeni Aleksejevitš Fjodoroviga, Venemaa armee koloneli, Vene parlamendi alamkoja saadiku, majandusteaduste kandidaadi, Venemaa Föderatsiooni tegevriigi ametniku ja eelarve ning maksukomitee liikmega. Te väidate, et üks Venemaale vastuvõetavatest võimalustest vaidluse lahendamiseks Ameerika Ühendriikide ja Venemaa vahel oleks tuumarelva kasutamine. Aga mitte tuumarelvaga ründamine, vaid selle kasutamise ähvardus, eks. Ja see lõpetaks teatava konflikti Ameerika Ühendriikide ja Venemaa vahel, mis avaldub muu hulgas sõjana Ukrainas. Edasi. Aga miks te olete kindel, et see töötab? Kui strateegilist tuumarelva loodi, räägiti strateegilisest relvast. On olemas ka taktikaline tuumarelv. See loodi mitte kasutamiseks, sest see on relv, mida kasutatakse. Kui teoreetiliselt seda kasutada, siis täielikult mitte 1-2 seadet, mürsku või raketti, vaid täielikult. Ja see tähendab inimkonna surma, üldse maaplaneet hävi. Ehk siis see loodi algusest peale mitte selleks, et seda kunagi lahinguväljal kasutada. See loodi hirmutamiseks. Ja läbi hirmutamise loodi see selleks, et jõuda kokkuleppele. Strateegiline tuumarelv on maailma kõige rahumeelsem relv, sest see on loodud sõja ärahoidmiseks. Pole seda kordagi kasutatud. Ei, seda on kogu aeg kasutatud. Aga seda on kasutatud hirmutamise vahendina. Ehk siis tegelikult on see poliitiline tegur, mitte lahinguvälja tegur. Ja poliitika on tugevam kui lahinguväli, kui seda õigesti kasutada. See mehhanism toimib, kui tahame USA näitel aru saada, kuidas see toimib. Ehk siis luuakse oht on reaalne, seda ohtu ei saa tsenseerida ega takistada teabe levikut selle kohta, sest eriti tänapäeva ühiskonnas levib see info inimeste vahel, kes tunnevad seda ohtu isiklikult. Jah. See oht tekitab motivatsiooni sadades miljonites inimestes vastavas riigis hakata survestama võimu, et võim võtaks neilt selle isikliku ohu ära. Muidu kukub midagi kaela ja me kõik sureme ära. Keegi otsustab nii, keegi arvab, et see on ainult 1%, aga võimalus on olemas. Kuidas see ohumehhanism töötas? Kujutage ette näiteks New Yorki linna, suurt linna. Nii et ainult selles ühes linnas on maa alla peidetud 42 000 tuumapommi varjendit. Ehk siis iga suurema tõsise objekti ehitamisel nõuavad linnaehitusnormid tuumavariandi olemasolu. Küsimus, kas keegi peale Nõukogude Liidu on kunagi Ameerika Ühendriikides ähvardanud strateegilise tuumarelvaga? Ametlikult mitte. Jah, tegelikult polegi kedagi sellist, lihtsalt kellelgi teisel pole seda, sest strateegilised tuumarelvad, see tähendab need, mis on võimelised lahendama strateegilisi probleeme, on kättesaadavad ainult 2 riigile, USA-le, Venezuelale ja Venemaale. Strateegiline tähendabki, et see suudab täita strateegilisi ülesandeid. See tähendab kvaliteedi omadust jõuab kohale ja kvantiteedi omadust hävitab. Nii kvaliteedi poolest sellist relva, mis ulatub kaugele, on Inglismaal, Prantsusmaal ja Hiinas. Aga koguse poolest on see ainult Venemaa Föderatsioonil ja USA-l. Hästi, liigume nüüd järgmise teema juurde. Kas te olete kindel, et see on olemas? Sest las ma lähen natuke samm-sammult, eks? Esiteks, Nõukogude Liidu peamine tuumarelvade arsenal loodi 60. ja 70. aastatel. Jah, see on suurem osa neist lõhkepeadest. Ja tuumamaterjalid, kui need seisavad, siis need riknevad. Seda te teate väga hästi, eks? Seal toimub ikkagi poolestusaeg ja need, ütleme nii, kaotavad oma lahinguvõime, võivad üldse mitte plahvatada, eks? Väga palju on juba ausalt öeldes rikutud, see on üks asi. Teine moment, pärast Nõukogude Liidu lagunemist oli uraanitehing, kui see kõrgelt rikastatud relvauraan viidi Ameerika Ühendriikidesse. See polnud mingi saladus, see oli, viidi lihtsalt välja. Ladudest. See oli kirjas ka lepingus endas, vootehing, Novgorino-Mõrsin. Jah. Ehk siis tuleb välja, et lagunemine ise toimub, tuumarelvade vananemine, lisaks viidi osa neist välja, eks? Ja lisaks meie, tavalised kodanikud, meil pole üldse aimugi, kus need on, mis need on, kui palju neid on, eks? Kus need paiknevad, kui palju neid lõhkepeasid on? Mitte midagi. Ehk meil on mingid kindlad numbrid, mida võib-olla president võib öelda, võib-olla kaitseministeerium võib öelda, aga me ei tea, kas see on tõsi või mitte. Me ei saa seda kontrollida. Me ei saa kontrollida.
meie, venelased, ei saa kontrollida, kui palju lõhkepeasid on Ameerika Ühendriikidel ja vastupidi ka, eks. See tähendab, et see on nagu pimesi mängimine. Kas te olete kindel, et Venemaal üldse on tuumarelva? Ma ütlen nüüd poliitikuna ühe asja. Selle relva kvaliteet ei ole oluline. On olemas ülemaailmne arvamus, et Venemaal ja USA'l on strateegilised tuumarelvad. Punkt. Selline arvamus on olemas. On selge, et riigi ja teadlaste tasandil jälgitakse lahinguparameetreid, eks. See tähendab, et neil on juurdepääs rakettidele, nad jälgivad, neil on kaudseid tõendeid, neil on mehhanismid, millega kontrollida nende, ütleme siis, lahingute lahinguvõimet ja nii edasi. Võimude jaoks ei ole saladus, et see relv on olemas, samuti selle kogus ja kvaliteet. Võimud võivad teeselda, et see eksisteerib, aga tegelikkuses see nii ei ole. Kuulake, kuidas selle relva mehhanism töötab. Keegi ei kavatse seda kontrollida plahvatuste seisukohast. Aga miks ei või siis? Lähme siis, laseme vähemalt ühe raketi Põhja-Jäämerre ja vaatame, mis saab. Ütle lihtsalt New Yorgi koduperenaistele, et nad on tuumarelva sihtmärgid. Mis halba on jääaugu tegemises? Vaadake lihtsalt, kuidas New Yorgi koduperenaised reageerivad. Ole vahet, kas tõenäosus on 1%, 10 või 50, vaadake nende reaktsiooni. Ameerika ühiskond on lihtsalt nii üles ehitatud, et info sellest, et nad on sihtmärgid, on nende jaoks, saab olema katastroofilise tähendusega info. Ehk siis lihtsalt paanika. Edasi kategooriate kaupa 5% skisofreenikuid, 3–5% on selge, et nad kaotavad pea, jooksevad peaga vastu seina, et põgeneda. 20% introverte, see tähendab aktiivne osa elanikkonnast, haarab oma koerad, istub autosse ja sõidab minema. 3% viskab keegi end üldse aknast välja. Ehk siis toimub täielik paaniline rahva koondumine. See on karjainstinkt, mis avaldab võimule tohutut mõju. See on juhul, kui lihtsalt selgub info, et on sihtimine. Ameerika võimud. Ameerika demokraatiasüsteem on väga peenelt häälestatud. See on Ameerika mehhanismi eripära. Neil ei ole sellist aastatuhandete pikkust järjepidevust, mis võimaldaks teha võimumehhanisme robustsemaks vastutuse, häälestuse, usalduse ja muu sellise osas. Seetõttu on seal kõik väga õrna niidi peal. Niipea, kui neil tekib 10, 20, 30% elanikkonnast, kellel on päevakorras, poliitikas öeldaksegi päevakord, et me kardame päevakorras, et meid võib homme tabada, me võime hukkuda, riik võib hukkuda, kogu riigikorraldus võib ümber kujuneda. Te ju nägite, kuidas seal valimised käivad, demokraadid, vabariiklased, kui tekib 30% paanikuid. Kõik laguneb, kogu võimu fundamentaalne komponent. Tekib sisemine kriis. Aga kus seal? Seal pole mingit kriisi, seal on kõik korras. Sest te viitate sotsioloogiale, see on mul laual, siin paberite vahel peidus. Ma võin teile näidata, kus on öeldud, et Ameerika ühiskond ei näe mingit ohtu Venemaa Föderatsiooni poolt Ukraina konflikti kontekstis. Üldse mitte. Ameerika ühiskonda muretsevad inflatsioon, töötus, tänavakuritegevus. 4. meditsiin on tulekul. Kõik. Pole mingit, me kardame. See tähendab, et tavaliste ameeriklast see üldse ei puuduta. Ameerika tarnib 2/3 relvastusest Ukrainasse, 2/3 rahas. Ameerika ühiskond ei arva, et see on nende sõda. Üldsegi mitte. Aga see on nende sõda, sest just need suurtükiseadmed, droonid ja luure tapavad meie sõdureid. See tähendab, et see on Ameerika sõda, aga ameeriklaste arusaamas seda pole. Kui me räägime sõja infopoolsest küljest, siis oleme selle USA territooriumil täielikult kaotanud. Aga sihtimise faktori ilmumine, nii nagu see töötas kogu külma sõja vältel, äratab automaatselt üles iidse mälu, selle sama, mis ehitas neid pommivarjendeid ja pani USA kaitseministreid akendest välja hüppama hüüetega. Venelased tulevad. Ilmselgelt ei olnud see dessant, vaid Nõukogude Liidu raketijoht. See tähendab, et tekib täiesti teistsugune ühiskondlik poliitiline taust. Ja just see taust ongi tuumapeletuse mehhanism, mitte plahvatused või rünnakud või midagi muud. Just nii see töötabki. Nii arvas enamik inimesi. Muide, nii arvasin ka mina, kui ma 2012 aastal esimest korda teie juurde tulin.
Ma olin kindel, et keegi ei ründa Venemaad, nagu kõik Venemaa kodanikud, eks. Sest Venemaal on tuumarelvad ja võimas armee. Nagu nüüd 2025. Aastal 13 aasta möödudes on selgunud, meid tulistatakse regulaarselt. Droonid lendasid isegi meie piirkonda ja seal lasti need alla. Rünnatakse sõjalisi objekte, naftabaase, kõike, sõjatööstusettevõtteid ja muid kohti. Ehk siis käib päris konkreetne sõda. Aga mida me siis 13 aastat tagasi, teie ja mina, mida me rääkisime? Mis oli meie kolmas punkt? Et Venemaal ei ole suveräänsust. Ehk siis see kõik ei käi meie kohta. Mis asi on suveräänsus? Suveräänsus on võim. Kui sul ei ole rahvuslikku võimu, siis ükskõik kui tugev sa ka poleks tuumarelvaga, seda relva ei kasutata sinu huvides. Info, aga ma ütlengi, et Venemaal ei ole tuumarelva. Tegelikult. See pole oluline. No olgu, oletame, et see on olemas, aga nad ei saa seda kasutada. Esiteks, see pole oluline. Teiseks, Venemaal on piisav potentsiaal, et kui midagi seal halvasti töötab, saab selle kiiresti taastada. See tähendab, et tehnoloogiliselt on see lihtsalt teine viis probleemi lahendamiseks. Nii et teie ei pea muretsema, las muretsevad Ameerika koduperenaised. Uskuge mind, nemad ei jaga tuumarelvadest üldse midagi. No see on küll kindel. Aga neil polegi seda vaja. Nende ülesanne on paanilises põgenemises end kuuma supiga üle kallata.